Nii, kallid kolleegid, mulle tundub, et me oleme täitnud saali, nii et kui te veel ei istu, siis te võite seista või te võite minna raamatukokku, kus toimub selle loengu ülekanne. Kui te leiate veel vaba tooli, siis istuge selle peale, sest juurde neid rohkem ei tule. Tuletõrje eeskirja trepil istumine pole soovitatav, aga et kui kusagil mujal istuda ei või, siis mina pole ERMis, nii et mina võin teile öelda, et istuge maha. Ja alustame siis tänase plenaarettekandega. Kõigepealt tänu kõigile, kes te tulite ja eelkõige tänu selle eest, et te ka jäite. Konverentside 3. päev tihtipeale on selline pideva ärakadumise efektiga kummitatud aeg, kui nagu inimesi kaob, tekib tunne, et on mingisugune kriis kusagil toimumas. Miks küll neid ei ole saalis? Aga täna meie suur rahvaarv näitab, et hõrenemine pole olnud kriitiline. Mul on hea meel meie 3. plenaarina tutvustada head kolleegi, Tartu Ülikooli Eesti kirjanduse kaasprofessorit Jaak Tombergi. Jaagu uurimisvaldkondadeks on teadusulme, spekulatiivne mõtlemine, utoopiline mõtlemine ja nende kirjandusfilosoofiline läbivalgustamine. Tema monograafia, mida kindlasti mõnedki teised peale minu on lugenud, kuidas täita soovi, võitis Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali esseistika aastapreemia ning vaeb seda, kuidas nii-öelda tuleviku kriisi tingimustest leida praeguse tegelikkuse alternatiivide üle mõtlemise viise. Ja nii palju, nagu mulle teada on, siis täna me jätkame mõttetööd seal, kus see tolles raamatus pooleli jäi. Me oleme mingis mõttes teinud nagu oma plenaarettekannetes sellise teatava ajalise rännaku. Et me alustasime koos Ester Orasega tulevikuvisioone otsides humanitaaria jaoks. Koos Kristi Viidinguga käisime ära minevikus, valgustasime seda uuesti läbi ja nüüd Jaak siis toob meid meie ärevasse olevikku ja proovib meid aidata leida mingit tulevikku. Tervitame Jaaku! Hei, tere ka minu poolt ja mul ei ole täna valmis teksti, mul on märkmed, nii et mul pole õrna aimugi kaua sellega läheb. Raili teeb niimoodi, kui on 5 minutit aega. Ja ma vabandan oma pealkirjaga natuke vist seda, et see saab kõik olema röögatult spekulatiivne ja siin on ilmselt mingeid külavaheteid, kuhu ma võin kauemaks eksida või vähemaks eksida, et siis vabandage see selline veidi selline maailmade vaheline hüplikkus, mis äkki sellest ettekandest hakkab ka välja paistma. Aga eks näis. Selle kõige peal siin mõeldes tänaseks ettevalmistudes mulle kangastus kuidagi üha enam prantsuse filosoof Maurice Blanchot kunagi öeldud tõdemus, et kui sul on idee, siis ära otsi uut, vaid korda seda. Ja mingis mõttes, kuivõrd selline sündmus paneb mõtlema oma enese teekonnale tagasi ja võite ka ise mõelda, kuidas te suhtute sellesse ja uute ideede otsimisse ilmselt sellises akadeemilises maailmas, kus surnuks avaldamine on kohustuslik ja kus kogu aeg peab millegagi lagedale tulema. Et siis mina arvan, et mina olen olnud üks nendest uurijatest, kes on kogu aeg nagu kass ümber palava pudru täpselt ühe ideega tegelenud. Ja võib-olla väga õrnalt ainult natukene arenenud sellega kaugemale, lihtsalt tegelikkus ise, mis sellele ideele alust annab, lippab kuidagi eest ära ja ma püüan nagu kaasas püsida. Ja ma arvan, et see idee, mille meelevalda mina ennast heitsin lootuses siis, et kui sa seda teed, et ta siis pillub kuidagi sädemeid nagu komeedisaba, puudutab ulme ja tegelikkuse suhteid ja ma nii-öelda sattusin selle idee peale kusagil nullindate alguses, kui ma lugesin Kanada-Ameerika kirjaniku William Gibsoni romaani Mustrituvastus. Gibson oli tuntud 80ndatel ja 90ndatel kui küberpunk-ulme autor, kes kirjutas selliseid suhteliselt usutavaid ja düstoopilisi lähitulevikulisi romaane. Aga nullindate alguses ta hakkas kirjutama sellist, kuidas öelda, nüüdisrealistlikku proosat, loobus tuleviku kujutamisest ja hakkas vaatama igapäevast olevikku tema ümber. Ta ütles, et see oli sellepärast, et 80ndatel ja 90ndatel valitses tema jaoks kuidagi erakordne stabiilsus.
jah, võrreldes nullindate algusega, kus kõik tundus minevat nii kiiresti ja ta ütles, et kui sul puudub piisavalt kindel jalgealune, millelt lähtuma hakata, siis on väga raske kujutada ette üksikasjalikku tulevikku kui niisugust. Ja siin kangastusid minu jaoks laiemad küsimused tuleviku kujutatavusest niisuguses olukorras üldiselt. Ulme ja tegelikkuse suhetest ja sellest, millised implikatsioonid sellel on utoopilisele kujutlusvõimele. Ja? Kui kõik läheb liiga kiiresti, siis mis on üldse see utoopiline horisont, mida tekitada on võimalik. Võib-olla kirjandusteaduse kesksemalt see tähendas ka arutelusid ulme muutuvast positsioonist nüüdisaegses žanrisüsteemist. Ja võib-olla see keskne järeldus, mille ümber need arutelud kujunema hakkasid, oli see, et mida tehniliselt küllastunum on tegelikkus, seda ulmeliselt võõritavam on realism, mis seda tegelikkust kujutada püüab. Nii et need romaanid olid täiesti realistlikud, aga nad võõritasid viisil, mida me oleme tavaliselt harjunud leidma ulmekirjandusest. Ja tegelikkus ise, mida kujutati, paistis kuidagi ulmeliselt võõritavat. Ja ma arvan, et umbes veel 3 lauset Gibsonilt, mis minu jaoks on olnud olulised. Üks on just nimelt see, et üksikasjalike tulevike ettekujutamine on ühe möödunud ajastu luksus, sellise ajastu, kus praegu või nüüd on kuidagi natuke pikema kestusega. Ja? Teiseks võib-olla see, mida ta veel ütles, et tulevik on kohal, aga ta on lihtsalt ebaühtlaselt jaotunud ja sellel on, ma arvan, allegoorilist potentsiaali ka näiteks sotsiaalse ebavõrdsuse suunas. Ning 3, mis on oluline, mida ta ka ütles, on see, et 20. sajandil me rääkisime kogu aeg sellest, milline 21. sajand olema hakkab. Aga 21. sajandil ei räägi mitte keegi enam sellest, milline on 22. sajand. Ja, et see retoorika on meie kujutlusvõimest kuidagi täiesti ära kadunud. Ja ma arvan, et minu eesmärk siin täna ongi nagu avada mingis mõttes seda teatavat ajatunnetust või ajalisuse režiimi, mis nendest lausetest tuleneb või mis nendest lausetest võib-olla praeguseks ajaks juba ka erineb, sest et need olid öeldud 10-15 aastat tagasi. Ulme on alati tegelenud võimalikkusega ja küsinud, mis oleks kui. Ja? Niisiis ulmet võib käsitleda kui teatavat sellist mõtteeksperimendi vormi. Me küsime, mis oleks kui ja need romaanid siis kirjeldavad teatavaid premisse ja nende tagajärge. Neid mõtteeksperimente võib teha väga erinevas ulatuses. Ja? Me võime tuletada 5 minuti kaugusele tulevikku, me võime tuletada natuke kaugemale ja me võime minna ka täiesti üldisemale sellisele fabulatsiooni tasandile, kus me teame, et kujutatav tegelikkus on justkui täiesti radikaalselt erinev sellest, mis olemas on. Ulmeuuringutes kutsutakse seda kolmikut ekstrapolatsiooniks, spekulatsiooniks ja fabulatsiooniks. Ja? Te ekstrapoleerite, kui te pikendate sirget samas suunas, kui te pikendate kurvi täpselt sama nurga all, nagu ta juba läheb. Sellised 5 minutit tuleviku ulme, ma arvan, väga prominentsel kujul figureeris näiteks 90. alguses, kui kogu Silicon Valley luges Neil Stephensoni romaani Snow Crash või Lumevaring, mis ka eesti keeles olemas on. Ja see tõesti paistis, see mis seal oli, paistis kuidagi täis virtuaalsus, mida seal kirjeldati ja ühiskondlik elu justkui materiaalse ja virtuaalse elu vahel. Paistis olevat miski, mis varsti kusagilt tegelikkuse servast juba viipab meile. Ja võib-olla seda sorti kirjanduse selliseks põhiliseks mõjuks on just nimelt usutavus, just nimelt teatav terasus või täpsus, millega see on välja kantud. Spekulatsioon teeb siia mingisuguse katkestuse sisse. Ja? Et ei ole enam nii kindlad, kas see on otseselt lineaarselt tuletatav. Ma arvan, et te spekuleerite, kui te näiteks mõtlete, mis oleks, kui Eestis kehtestatakse seadus, kus 55–70 aastased mehed ei tohiks töötada riigiametites. Ja? Nii nagu Anu Allas teeb oma viimases romaanis, mida hakkasin lugema just eile õhtul, et siis te olete juba spekulatiivsel tasandil. See romaanis avastate seda, milline oleks ühiskond näiteks siis. Ma arvan, et te olete kuskil spekulatsiooni ja fabulatsiooni vahepeal, kui te
vaagite võimalust, et kusagilt tulevad tulnukad, kes tahavad justkui inimkonnalt midagi, aga pole päris selge mida ja inimesed saadavad sinna siis lingvistid, et nad õpiks ära tulnukate keele. Kui inimesed õpivad ära tulnukate keele, siis nad saavad aru, et see keel toimib teistsuguses ajarežiimis, kus aeg ei jookse mitte lineaarselt minevikust, olevikust, tulevikku, vaid kus kogu aeg on kuidagi simultaanselt ühtlases olevikus olemas ja seetõttu on võimalik kuidagi näha sellisel lingvistilist deterministlikul moel minevikku, olevikku, tulevikku kuidagi korraga ja kõrvuti. Nagu seda teeb Ted Chiang oma romaanis, oma jutustuses või novellis Story of Your Life, millest on ka Denis Villeneuve'i mängufilm Arrival. Ja ma arvan, et te täiesti tahtlikult või teadlikult fabuleerite, kui te kujutlete, et hiiglaslik adenoid kukub linna peale ja inimesed hakkavad sinna labidatega kokaiini peale kühveldama, nagu Thomas Pynchoni romaanis Raskusjõu vikerkaar. Et need ulatused, ekstrapolatsioon, spekulatsioon, fabulatsioon on väga erinevad. Ja ulme alati on neid asju realiseerinud ka paralleelmaailmade võtmes. Ma mõtlen hiljutise teleseriaali Severance peale, mis kirjeldas firmat, kus inimeste ajud kõigepealt opereeritakse selliselt, et nende töö mina ei näe nende eraelu mina ja siis nad eksisteerivad korraga kahes reaalsuses, kus üks paralleelmaailm teeb ainult tööd ja teine elab ainult eraelu ja teatab selline, selle allegooriline potentsiaal, ma arvan, ilmneb teile üsna kiiresti, kui te selle peale mõtlete. Hästi, niisiis. Ja loomulikult on olemas alternatiivajalood, mitte mis oleks kui, vaid mis olnuks kui, mille ilmselt kuulsaim näide on Philip K. Dicki romaan Man in the High Castle, mees kõrges lossis, mis siis räägib sellest, kuidas teljeriigid võitsid teise maailmasõja ja kuidas Ameerika Ühendriigid on siis ära jaotatud justkui Natsi-Saksamaa ja Jaapani vaheliste mõjusfääride vahele. Jah, et see on see sama võimalikkus, see sama mõtteeksperiment nagu viidud minevikku. Kuid kõige selle eesmärk mõistagi on ka distants, teatud laadi distants olevikust. Ja, me oleme olevikus ja meid viiakse mängulisel, eksperimentaalsel viisil kuhugi tulevikku. See on üks suund. Aga teine suund, mis sellega nagu korraga kaasas käib, on see, et tulevik on mingit laadi pinnas, mille pealt olevikule tagasi vaadata. Olevik muutub siin mingi kindlaks kujunenud tuleviku minevikuks. Ja meil on teatud distants, et vaadata oma olevikku sealt tulevikust justkui esmakordselt. Nõnda võimaldab ulme ka sellist nii-öelda endast mõistetavuste ümbervalamist. Me võib-olla neid asju, mida me oma elus ei märka, mida me peame liiga enesest mõistetavaks, need hüpoteesid või mõtteeksperimendid tõstavad neid endast mõistetavusi teises valguses esile. Ulme tegeleb niisiis leidliku võõritamisega olevikust ja Jaan Kaplinski ütles kunagi, et ta rääkis kosmonautidega, kes ütlesid, et kui nad käisid seal üleval ära, siis nad tulid tagasi ja kõik oli täiesti võõras, täiesti teistmoodi, nagu poleks seda mitte kunagi varem näinud. Ma just see mingi ajahäda siin terendab juba kohe alguses, et täiesti õudne, vaatame, kuidas sellega läheb. Niisiis, aga ma püüan kuidagi kiiremaks minna. Tekstis esitatud võõras niisiis ütleb midagi uut millegi kohta, mida peame elus märkamatuseni endast mõistetavaks. Selle valguses võib selguda, et paratamatu või see, mida me oleme pidanud paratamatuks, on muudetav ja seda kaudu tekib siin ka nii individuaalset kui kollektiivset potentsiaali teises suunas vaadata. See on see, kust tuleb nii-öelda kastist väljas mõtlemine. Niisiis see on, Niisiis ulme opereerib sellisel, kuidas öelda, makrometafoorsel tasandil. Tähendusmehhanismi tasandil on mängus see, et meie teadaolev maailm langeb varjatud võrdlusesse tekstimaailmaga, terve tekstimaailmaga, kaks maailma asetatakse kõrvuti. Ja sealt sünnib siis mingit laadi selline metafoorne küllus või rikkusvaru, mis on meile tähenduslik. See on üks viis, kuidas mõelda ulmelisest võõritusest. Et on teadaolev tegelikkus, et on kaardistatud alad, et on kindel olevikuline jalgealune, millelt küünitati vaimusilmas avastamata ja kaardistamata alade poole. Sinna, kus olid lohed drakoones ja kuhu aitasid viia spekulatsioonid, siis ulmekirjanduslikus kontekstis. Nüüd nullindate alguses William Gibsonile tekitas niisiis probleeme
tehnoloogiline arengukiirus ja teatud laadi intensiivsus, et ilmselt see on ka juba sellise ulmeautori igapäevatöö osa, et sa pead seda maailma kuidagi näitama ja ehitama. Ja tehnika ja tehnoloogia on sellest kuidagi nagu kaalukas osa mingisuguste oma varasemate romaanide puhul. Ta ütles, et kõik on väga hästi ette kujutatud, aga mulle ei tundki pähe, et võiks olla mobiiltelefonid. Ja näiteks umbes midagi niisugust, et see tehnoloogiline arengukiirus siis pärssis teatud laadi lihtsalt sellist juba puht esteetilist plaani nende ulmemaailmade juures. Aga toda ajastut, ütleme, nullindate algust ja võib-olla Anglo-Ameerika maailmas siis ka juba 90-ndatest alates edasi on ka teisiti ja teises ajarežiimis kirjeldatud. Mitte kui niisugust, mis läheb liiga kiiresti, vaid vastupidi, kus kõik seisab täielikult. Ja ilmselt see selline Francis Fukuyamalik ajaloo lõpu ideestik on miski, mida tajuti seal tegelikult sama võrra, mis siis, et tehnika areng oli kiire ja intensiivne ja nii edasi. Seda on kutsutud ka, seda ajatunnetust on kutsutud ka presentismiks, mida võiks siis vast äkki kokku võtta tõesti nii, kui teatud laadi sellist tunnetuslikku või allahoovuslikku oleviku lembust, kus võib-olla traditsiooni taju on nagu kokku varisenud ja ühes sellega ka selline nii-öelda tähenduslik lineaarne kulgemine minevik, olevik, tulevik teljel. Selle asemel valitseb justkui selline otsata ja ääreta kõik õgib olevik, kuhu pigem minevik ja tulevik on nagu kokku varisenud, jah. See on justkui kõik õgib olevik ja selle oleviku ulatus on otsata ja ääreta. Nõnda on ka, ma arvan, et midagi sarnast on objektina käsitlenud ka Mark Fisher, kui ta on rääkinud kapitalistlikust realismist ja sellest, et meil on lihtsam kuidagi kujutada ette maailma lõppu kui oma sotsiaalmajandusliku korralduse lõppu kuidagi. Et see on selline väga konkreetselt presentistlik diagnoos, jah, on ainult otsata äärata olevik, millele on väga raske mingit sorti alternatiive kujutleda. Sest olevik ületab need, tühistab need või kaubastab need kindlasti enne veel, kui romaan valmis saab, jah, näiteks. Kirjanduskriitik, meie oma kirjanduskriitik Alvar Loog on öelnud selle kohta 2009. aastal, mis ma arvan meil langeb ka veel sellesse ajatunnetusse. Ta ütles ühes arvustuses selle kohta nii, et me elame kidural ajastul. Tarbimisühiskonna tegelikkus on üksikindiviidi soovidest ja ideaalidest otse kui välja mõõdetud täpsusega alati kasvamise jagu suurem. Mitte reaalsus ei kasva meie unistustele järgi, vaid meie unistused reaalsusele. Me tahame seda, mida meile antakse, julgeme unistada vaid sellest, mis on niigi käeulatuses. Ja ma ei ütle, et me tunneme selliseid asju praegu, aga kuidagi tunda oli, et nullindatel oli see võib-olla prevaleeruvam enne majanduskriisi. Hästi. Nii et see on selline üht tüüpi oleviku vangistatus. Olevik, millel pole otsa ega äärt ja mille tehniline ühendatus, tihendatus ja intensiivistatus on ilmale toonud justkui sellise kriitilise massi või musta augu, kuhu langevad kõik aegruumilised väljad sisse. Hästi. Nüüd ma pakun 20 aastat hiljem me oleme hoopis teistsuguses olevikus, ikka täiesti märkimisväärselt teistsuguses olevikus, millel ilmselt ulmega on ka väga teistsugune suhe ja püüdsingi mina augustis oma teesi tehes ette näha, et kui minu käsitlusmaterjal on sedavõrd ajalik, jumal paraku, nagu seda on ulmekirjanduse ja tegelikkuse suhete puhul, siis mis see üldse on, millest ma aprillis rääkima peaks? Ja? See tundub tohutu laotus ja tohutu selline teisenemise aegruum. Niisiis ka see on mingis mõttes nagu vangistus olevikku, mida ma tundsin augustis ja mida ma olen tundnud ka nagu vahepeal, aga mitte otsa ja ääreta olevikku, vaid pigem sellisesse teeme nii, et see on kaart, mille piirjooni liiga kiibalt pole vaja lihvida, aga ma kutsuks seda siin edaspidi 1 päeva pikkuseks olevikuks umbes. Pole kindel, millal see asendub uuega, aga on peaaegu kindel, et eelmise ja praeguse vahel pole justkui järjepidevust või et järgmise põhijooned on ennustamatud. Ja see on sügavalt ulmeline tunne, sest et
See on ühtlasi ka pidev maailmade vahelisuse tunne ja teatud laadi maailmakordade vahetumisest on siin viimasel ajal ka avalikus retoorikas päris palju juttu olnud. Kusagil umbes 5-6 aastat tagasi tekkis too maailma vahetamise ulmeline tunne kõigepealt ja kõige märgatavalt COVIDi eriolukorraga ja võite vaagida oma peas, kui tunnetuslikult kauge minevik see teie jaoks juba on või ei ole. Tänavad olid tühjad ja järjekordne ulmeline troop, mis oleks, kui inimene ärkab maailmas üksi üles, laias laastus vaatab ringi. Ärevus, küsimused selles osas, kuidas see viirus levib, ennustamatus, mis juhtuma hakkab. Ja oli tähelepanuväärne, et ulmeuurijalt küsiti üpriski tihti tolla, mis nüüd tulevik toob. Ja miks? Mitte sellepärast, et ma arvan, et ulmeuurija oleks futuroloog, ega ka mitte seepärast, et ulmes on viirusstsenaariume väga palju ja siia võib-olla investeeriti teatud laadil lootust, et need annavad meile võtmega, kuidas tegelikus olukorras toime tulla. Ei, ma ei usu, et sellepärast. Ma arvan, et tajuti, et olukord ise on ulmeline. Seepärast, et siin kangastus just teatud laadi maailmade vahelisuse tunne. Üks maailm on lakanud olemast ja teine on vaevu veel ilmale tulnud, aga on selge, et ta on justkui kuidagi juba kohal. Millises maailmas me oleme? See on selline ontoloogiline küsimus, mida ulme on alati küsinud. Ja see peegeldab või on see epistemoloogiline ebakindlus. See on epistemoloogiline ebakindlus või defitsiit, milles me oleme ühtlasi iga ulmeromaani alguses. Ja milline on maailm, mida meie ees välja pakutakse ja välja käiakse. Et COVIDi alguses see tunne tegelikult oli struktuurselt sarnane, mis siis, et üks on fiktsioon ja teine on tegelikkus. Ja kummatigi ongi tunne, mis teeb selle eriti teadusulmeliseks just, sest igasugune kirjandus pakub meile teisi maailma, ärgem unustagem, on see, et see tundmus oli väga-väga tehniliselt vahendatud COVIDi ajal. Hakkas selgeks saama, milline on meie tegelik kapatsiteet, meie sõltuvus tarneahelatest, meie kommunikatsioonivõime väljaspool materiaalsete kehade kohtumisi ja nii edasi ja nii edasi. See kõik tuli nagu viibuks päevavalgele. Niisiis ajalooline hetk ise oli sügavalt ulmeline ja ulmeline võõritus ei tulnud siin mitte ulmetekstist, vaid pigem tegelikkusest enesest. Nüüd, COVID oli üks ajalooline hetk, aga tegelikult sellist ulmelist võõritust, ma arvan, tänapäeval annab edukalt kirjeldada ka tegelikkuse sellise struktuurse omadusena. Ikka ja vahel jälle öeldakse tõsisemalt või rohkem naljatamisi, et on aspekte, kus ulme on tegelikuks saanud või räägitakse kuidagi sellest, et ulme on teostunud või tegelikkus on ulmeline. Ja võin teile natuke rääkida sellest, et kui see tõesti on nii, siis minu arvates mis tasandil see õigupoolest on niimoodi. Ma väidan mitte prognoositud sündmuste reaalse asetleidmise mõttes, sest ulme on selles olnud ajalooliselt klassikaliselt vilets. Mitte niivõrd ka selle lõikes, et kunagi kujutletud tehnilistele leiutistele ja sotsiaalsetele nähtustele leidub praegu hulgaliselt tegelikke analooge. Et leidub küll ja näiteks kui te loete 80. aastate küberpunki, siis kogu see tehnoloogia on kuidagi ühel või teisel analoogilisel kujul peaaegu välja ilmunud. Ja loomulikult on olnud tagasisidemehhanism ulmekirjanike ja teadlaste ja arendajate vahel. Aga ma väidan pigem, et meetodid ja mehhanismid, mille abil loodi või kujutati varem ulmekirjanduslikke maailmu, jõustavad nüüd üha nähtavamalt ja tunnetatavamalt meie tehniliselt küllastunud igapäevast tegelikkust. See on nagu see tasand, kus mul on tunne, et tegelikkus on ulmeline. Ja las ma seletan natuke, ehkki õige võib-olla visandlikult, sest aeg hakkab kummitama. Ma arvan, et ekstrapolatsioonidest, nendest 5 minutit tulevikku vaatavatest ulmenägemustest on tänapäeval saanud erinevad tõenäosusmootorid. Siia alla käivad kõikvõimalikud maitsealgoritmid ja ma arvan, et maitsealgoritmide all tasub silmas pidada nii võib-olla striimimisteenuseid, mis soovitavad teile sarnaseid asju kuidagi teatud tõenäolisuse kaudu. Aga ka laiemalt reklaamitööstust, mis soovitab teile teie personaalsete tarbimisharjumuste põhjal seda, mida te peaksite ostma ja suure tõenäosusega ostategi järgmisena. Siia alla käib ühtlasi, inglise kirjanik Ballard ütles kunagi, et poliitikast on saanud reklaamitööstuse alamharu. Siia käivad ka
ma arvan, valimisotsustused kui teatud laadi isiklikud maitsevalikud. Ja tõenäosusmootorite teine külg on siis suurte keelemudelite külg, mille arenguga me samuti oleme teatud laadi väga huvitavas kujutlusvõimelises tormisilmas praegu. Võib-olla jõuan sellest natukene hiljem rääkida. Spekulatsioonide tasandil, ma arvan, oleks eriti aktuaalne rääkida meie maailma majanduse spekulatiivsusest, mis kaupleb futuurides, aga ka ulme on alati nii-öelda kaubelnud futuurides. Ka selle objektiks on tulevik oma võimaluste ja erinevustega olevikuks. Laenud, kindlustus ja edasikindlustuslepingud, derivatiivid, lühikeseks müümine, krediidiriski vahetustehingud, tagatisega võlakohustused, kõrge riskitasemega hüpoteegid. Need on midagi, mis määravad väga-väga palju ja millest väga valdaval enamikul on väga hägune ettekujutus sisemistest toimemehhanismidest. Teisisõnu, spekulatiivne kirjandus ja spekulatiivne majandus sellest perspektiivist tunduvad olevat kuidagi hämarat laulatatud, sest mõlemad tegelevad ebatõenäoliste võimalustega. Contingent claims, tingimuslikud nõuded või väited tulevikusündmustele, mis võivad, aga ei pruugi juhtuda. See on mõlema objektiks, nii spekulatiivsel majandusel kui ka spekulatiivsel kirjandusel. Võtkem paralleelmaailmade motiiv, mida ma juba enne veidi valgustasin. See, ma arvan, teatud mõttes avaldub hästi nüüdisaegses ühiskondlikus polariseerumises, avalikkuse teatud laadi fragmenteerumises või killustumises, millest on rääkinud meil hästi Tiit Hennoste, mitte heaks kiitvalt, lihtsalt tõhusalt. Või ka kõlakambritesse mullistumine. Need on need nii-öelda reaalses avalikus olevikus toimivad paralleelreaalsuste mehhanismid, milleni ma täna ka oma kirjandusliku näite juures loodan lõpuks jõuda. Või võtkem näiteks alternatiivajalood, mis samamoodi on valatud kuidagi alternatiivsetesse faktidesse või alternatiivsesse meediasse või valeuudistesse või süvavõltsingutesse. Aga saame rääkida ka võib-olla võimalikkuse tasandist üldiselt viiendana, tollest samast, mis oleks kui, mis on ulmekirjanduse toimemootor. Siinkohal saab jälle osutada Tiit Hennostele, kes novembri Vikerkaares kirjutas sellest Eesti avalikust ajakirjanduskeelest ja teatud mõttes ta ütles, et sellest võimalikkusest on saanud meie meediakeele selline valdav modaalsus. Me ei ütle enam, see juhtus ja siis me ei hakka seda tõlgendama, vaid pangem tähele, kui palju öeldakse, võib juhtuda, mingit asja võib juhtuda, see võib juhtuda, teine asi võib juhtuda. Otsisin teile ühe tsitaadi ka Ameerika Ühendriikide presidendilt. Ma ei ole kunagi öelnud, et Ukraina ei võida. Ma ei usu, et nad võidavad, aga on võimalik, et nad võidavad. Ma pole kunagi öelnud, et nad võidavad. Seda pole ma öelnud, aga on võimalik, et nad võidavad. 21. oktoober 2025. Nii et võimalikkus kui meediakeele valdav modaalsus on üks asi, mida kaaluda selle koha peal. Niisiis, niisugune on ulmekirjanduse spekulatiivsete mehhanismide jõustumine nüüdistegelikkuse tuumas. Siin on spekulatsioonid, hic sunt speculationes. Mitte enam vaimusilmas avastamata äärealade kujutluslikuks kaardistamiseks, vaid igapäevast tegelikkust jõustava paljutuumse toimemootorina avastamata ala otse keset kaarti. Ja see on väga raskesti hoomatav avastamata ala, mille jaoks kogu aeg justkui peaks otsima keelt minu arvates ja peaks otsima seda ka humanitaaridena. Paljud nendest nähtustest on tervikuna toimeloogikalt raskesti hoomatavad, seda on kutsutud ka hüperobjektiks, mis on ajas ja ruumis sedavõrd laiali laotunud, et üksik inimesel oma tajudega on seda väga raske tervikuna hoomata. Hüperobjekti hoomamatu komplekssus. Ja miski ütleb jällegi, et kõigil neist, ja mis teeb selle olukorraga ulmeliseks, on see, et kõigil neist on midagi pistmist moodsate tehnoloogiatega, võrgutehnoloogiatega. Siin on mängus tehniliste vahendusmehhanismide spetsiifilise
spetsiifiline modulatsioon ning kõrge ühendatus, tihendatus ja intensiivsusaste, mis toob väga paljusid erinevaid maailmu väga tõhusalt, kiiresti ja ruttu kokku. Näiteks paralleelmaailmad on alati olemas olnud, jah? Ainult et söekaebur ei kohanud kunagi ega ei tutvunud kunagi otse võib-olla hapra hingeeluga õuedaami, jah? Või tema õuedaami habrast hingeelu, midagi niisugust. Aga nende nüüdisaegne tehniline lähendatus muudab nende maailmade läheduse ulmeliseks. Ja selles mõttes tuleks nendest vahendusmehhanismidest väga palju rääkida. 2 aastat tagasi käisin Kanada ulmekirjanik ja vaba teadmuse aktivist Cory Doctorow, kes esines nii kirjandusfestivalis humanitaarvaldkonnas kui ka arvutiteaduste instituudis. Ja ta ütles seda, et internet ei ole maailma kõige tähtsam asi. Ja? Ta ei ole nii tähtis, kui millest rääkida. Ta ei ole nii tähtis kui genotsiid või nii tähtis kui ökoloogiline kriis või sotsiaalne ebavõrdsus. Aga ta on see koht, kus me arutame nende asjade üle, kus arutelud kõikide nende asjade üle nagu läbi viiakse. Ja selles mõttes on tähtis seda uurida. Ühtlasi, ma ei tea, kaua mul aega on. Ja ma olen väga närvis, vabandust. Aga üks külavahe teeb eel. Ma mõtlesin, et ma ei räägi sellest, aga ma ikkagi räägiks. Iga 2 aasta tagant ma ulmekirjanduse seminaris küsin tudengitelt, milline on teie meelest aasta 2049. Ja see mõte siin, või kas nüüd just mõte, vaid vähemalt see, mis sellest alati välja tuleb, et ta on selle aasta nägu, kus sellele küsimusele vastatakse. Niisiis 2016. aastal oli 2049. aasta selline, kus tunti muret, mida hakata peale maailmas, kus pagulus on selline ontoloogiline konditsioon justkui ja mida teha esilduvate populistlike poliitikatega. 2020 tunti muret 2049. aastal võõraste viirushaiguste pärast, mis kõike võivad hävitada. 2022. aastal tunti muret sõjaliste konfliktide pärast ja 2024. aastal tehisaru esildumise pärast ja selle tagajärgede pärast. Teate, mis sel aastal erinevate erialade tudengite suust kostus? Kostus küsimus, mis on päris, ja? Mis on reaalne ja mis ei ole justkui. Suhteliselt suur valimik andis seda vastust. Ja siis ka laiendatud mõttes, sest need tegelikult on väga loomingulised tulevikuversioonid. Ma tõmban nad väga robustseteks ja üldjäreldustele kokku. Ma ei tee neile au tegelikult, sest need on väga loomingulised, väga erinevalt kirjutatud ja seal on detailides väga palju erinevusi. Aga näiteks et päris asi kui eliidi privileeg ja niisugused asjad, et see läheb hästi kaugele, et see ei ole ainult võib-olla tunnetuslik küsimus, vaid ka täiesti puhtalt selline kultuuriline, sotsiaalne küsimus. Nüüd muidugi on midagi olemas ka väljaspool noid vahendusmehhanisme, otse kui praepannil kõrbeva planeedi puhas materiaalsus, mille olukorra taustal lausus Kalevi Kull 2 aastat tagasi toimub ehaki minu jaoks kõige mälestusmäärsemad sõnad või ka justkui oma sellise sügavaima sisima soovi. Ta ütles elada rahumeelses kooskõlas oma keskkonnaga kuni lõpuni välja. Ja see tõesti võib-olla oleks siis maailm ilma võõrituse ja maailm ilma spekulatsioonideta. Kuid see sinases on need kesksel kohal, nii et ulmetekst või kirjandustekst ei pea meid enam mitte niivõrd tuttavlikust või enesest mõistetavast võõritama, vaid pigem püüda tabada toda tegelikkuses eneses toimivaid, raskesti hoomatavaid ja võõritavaid spekulatiivseid mehhanisme. See on teine viis, kuidas ulmelisest võõritusest mõelda. Ja? Mitte miski, mis raputab meid lahti enesest mõistetavusest või sellest, mis me oleme harjunud, vaid vastupidi. Püüda saada lähemale sellega tegelikkuse sees, mis ei lase meil harjuda. Ja? Niisiis, see on hoopis teistsugune ajarežiim kui too presentistlik oleviku laotus, kus nüüd tagantjärgi vaadates paistis eksisteerivat Gibson, kui ta hakkas oleviku realismi kirjutama. See paistab tõepoolest olevat pigem selline pretsedenditu ühe päeva olevik, mis ma arvan on kõikide nende toimemehhanismide tulemus. Teeme tollid, ei tee tollid, teeme tollid, aga peatame tollid mingiks ajaks. Need isegi pole selge, kas nad kehtivad või ei. Vallutame Panama,
teeme Kanadast osariigi, vallutame Gröönimaa, teeme Venezuelaga midagi. See kõik on ükskõik, mis ta veel on ja kuidas seda hinnata, see on sügavalt spekulatiivses registris. See on börsirütm mingis mõttes. Siin pakutakse välja meile erinevaid tulevikke väga kiiresti vaheldumana. Ja, me läheme nendega kaasa, me hakkame neid läbi mõtlema. Võib-olla poliitilises konkurentsis me raiskame isegi väga palju aega. Ja, nüüd me oleme võib-olla õppinud vähem või õppinud eristama, mida sellest tõsiselt võtta ja mida mitte. See pole tähtis, tähtis on see loogika, mis on sügavalt spekulatiivne. Järjestikustel päevadel me ei hooli väinast, meil on omal naftat. See sõda lõpeb ja väin avaneb ise. Võib-olla Iraan kontrollib väina ja küsib tolli. Kes naftat tahab, võtku ise väine endale. Avage see pagana väin või lähete põrgusse. Avage see väin või me hävitame teie tsivilisatsiooni ja ma mingist hetkest ei hakanud enam kontrollima, mis sellest on saanud, sest ma tahtsin siin olla ja ettekannet kirjutada ja see on kuidagi väga palju puhtam temporaalsus ja väga palju suurema kestusega. Aga ma arvan, te saate aru või tunnetate läbi, mida ma mõtlen. Siin töötab spekulatiivsus juba teataval, selle väina asjas, ma arvan, töötab spekulatiivsus juba teataval frustratsioonilisel, psühhopatoloogilisel tühikäigul. Hirmus valijaid kaotada, aga ühtlasi paljastub siin sõda kui ilma igasuguse pikema plaanita spekulatiivne akt. Niisiis väga vähe sellest, mis juhtus eile, selgitab kogemuslikult seda, mis juhtub täna selles paradigmas, selles ajatajus ja režiimis. Ning sellest, mida kogetakse, järeldatakse, sätestatakse, täna ei pruugi järelduda midagi selle kohta, mis juhtub homme. Ja aitäh Aare Pilvele selle analoogia eest, aga siin oleks just kui tegu Hume'i radikaalse empirismiga. Meil pole ratsionaalset kindlust, et päike homme tõuseb. Me saame mingis mõttes sellesse ainult uskuda. Ja me võime muidugi öelda, et ühe inimese laamendamismaneer ikka millalgi läheb üle, aga ma kahtlustan, et sellel ikkagi on mingit laadi nendel avastatud spekulatiivsetel võimalustel ja seda laadi populistlikul spekulatsioonilaadil. Ma arvan, ikkagi on mõju tulevasele poliitikale, sest need võimalused on avastatud. Nii saab teha, teisisõnu, see on see. Aga samal ajal huvitav, ja see on tõesti ka teadusulmeliselt põnev, et samal ajal oleme samasuguses lenduvas tormisilmas või ühe päeva olevikus, praegu ka tehisaruga. Ma rääkisin vana klassivenna tehisaru professor Meelis Kulliga. Ma ei tea, kas ta on siin saalis, aga ta on hiljem paneelis kindlasti, kes ütles mulle, et võtvad terve päeva, et selle päeva arengutega kaasas püsida. Et sa kulutad terve päeva, et olla kursis sellega, kuidas asjad arenevad. Väga huvitav ajarežiim. Ta ütles ka seda, et tehisaru saavutavad kõikides valdkondades inimesega võrreldava võimekuse praeguse hinnangu kohaselt umbes 3–5 aastaga. Ja viimased uudised on seisnevad selles, et veel on raskusi fakti eristamisega intuitsioonist, veel on raskusi teatud laadi ruumilise mõtlemisega stiilis, et kui kass on seal, hiir on siin, juust on seal ja auk on seal. Et kas ma jõuan selle juustuga sinna auku enne kui kass läheb sinna. Ja kolmas asi on siis see, et mida Meelis ütles, et selleks enesetreeninguks tuleb see asi veel nii-öelda liinilt maha võtta ja pärast tagasi panna. Et meie võime minna Šveitsi ja õppida kogu aeg, või õppida siin kogu aeg, aga niisiis ulmeline kujutlusvõime tajub siin tehnoloogilise singulaarsuse lähedust, aga spekulatiivsushorisont on siin ka juba oleviku ümber justkui otsustavalt koomale tõmmanud. Nii et jällegi kõik, mis me ütleme, järeldame, sätestame selle kohta täna, homme enam ilmselt ei kehti. Homme on see teistmoodi ja või ei aita meid. Ja paradoks on siis selles, ma arvan, vähemalt humanitaarvaldkonda puudutavalt ja eriti nagu tekstikeskseid erialasid puudutavalt, millest kirjandus minu meelest on kõige kesksem, sest siin ei toimu nagu justkui mitte midagi väljaspool teksti. On see kuidagi eriti otsustav, et milline on meie otsuste püsikindlus ja kui kaugele me peaks legisleerima neid asju samal ajal. Me ei saa seda nagu ka tegemata jätta ja isegi kui kogu aeg läheb ainult kaasas püsimiseks, siis justkui miski ütleb jällegi, et kaasas tuleb ka püsida. See on see paradoksaalne olukord tekstikesksete erialade juures.
see, mida ma siin olen kutsunud selleks ühepäevaseks olevikuks, on mõistagi üks ajalisuse režiim paljude teiste seas, mis meil on paralleelselt töös. Ma arvan, ajaloofilosoofid on selle koha pealt palju targemad. Ma ei ütle, et see kõik on absoluutselt nii, aga et see ühepäeva olevik on teatud segmendis tajutav. Kliimakriis eksisteerib väga teistsuguses ajarežiimis, ja seetõttu ka praegu justkui spekulatiivses kirjanduses on sellega paremini, sest ta ei kao kuhugi, on enam-vähem kindel, et ta ei kao kuhugi ja et ta ei muutu nii ruttu. Ja. Tema menetlemise tingimused võivad muutuda, aga ta ise jääb kauaks ajaks siia foonile ja see on ka kindlam alus teatud mõttes spekulatiivsele kirjandusele. Ja küsida siis võib-olla võiks, et mis oleks kirjanduse funktsioon seda sorti spekulatiivses tegelikkuses. Mitte üksnes võõritada meid spekulatsioonidega harjumuspärasest tegelikkusest, vaid ma pakun aidata paremini nähtavale tuua või tajutavaks muuta raskesti hoomatavaid spekulatiivseid mehhanisme, mis nüüdis tegelikkust jõustavad, katsuda kujutada seda osa tegelikkusest, mis on ise võõritav ja harjumuspäratu, ulmeline, spekulatiivne. Need oleksid siis spekulatsioonid mitte selles hilisemas tähenduses, mitte turuspekulatsioonid, vaid spekulatsioonid selle sõna varasemas tähenduses. Spekulatio, vaatlus. Hic sunt speculationes, siin on vaatlused. Kuidas niisugused vaatlused välja näeksid? Need võivad, aga nad ei pea olema ulmelised. Ja ma ei tea, kas mul on aega üldse oma näitest rääkida. Ma räägin selle näite ikkagi ära, aga ta vajab väikest ettevalmistust, teda ei ole lihtsalt mõtet visata siia. See tuleb võib-olla teile ootamatust suunast, siin tõesti ei ole tegemist ulmekirjandusega, aga siin või on siin tegemist ulmekirjandusega tähenduses, ta spekuleerib tegelikkuse kesksete ja raskesti hoomatavate ja võõritavate mehhanismide üle. Minu tänane näide katsub läheneda nüüdisaegsele ühiskondlikule polariseerumisele. See tähendab paralleelmaailmadele maises kastmes. Ja selleks on inglise kirjaniku Harry Kunzru romaan Red Pill või punane pill või punane tablett aastast 2020. Üpriski tunnustatud kirjandusteos ka Anglo-Ameerika kirjanduskontekstis. Järgneb vist suuresti selline rahulik ümberjutustus sellest. Mul on tunne, et see on tähtis. Selle romaani keskeks on üks Brooklyni kirjanik, kes on lähenenud keskeale. Või õigemini tal on tunne, et keskiga on hakanud kätte jõudma. Ja see on väga huvitav. Ma loen selle kiiresti ette, sellega algab romaan tegelikult, aga see seab siin väga palju tooni. Ta tõdeb kohe alguses, ma arvan, et on võimalik täpselt jälgida keskea saabumist. See on hetk, mil sa vaatled oma elu ning selle asemel, et näha enda ees avanevat võimaluste välja, ulatuse avardumist, tunned hoopis, nagu ärkaksid unest või oleksid kaldale uhutud, taas teadlik oma ümbrusest. Nii et siin ma siis olen, ütled sa endale, selleks olen ma saanud. See on hetk, mil sa esimest korda mõistad, et sinu seisund, füüsiline, intellektuaalne, sotsiaalne, rahaline ei ole absoluutselt muutlik. Et see, mis on juba juhtunud, määrab suurel määral kogu ülejäänud loo. Seda, mida oled teinud, ei saa tagasi võtta ja palju sellest, mida oled hilisemaks edasi lükanud, ei saa kunagi tehtud. Lühidalt, sinu aeg on piiratud ja kahanev ressurss. Sellest hetkest alates, mida iganes sa teed, millist rõõmu, intensiivsust või naudingu keerist sa ka ei kogeks, ei kõiguta sa enam kunagi peaaegu märkamatut tunnet, et liigud õrnalt allamäge pimedusse. Ja see muidugi on ka selline teatud laadi allakäigu romaan. Ma võin siin nalja visata, et miks see mulle see kirjeldus nii väga meeldib, sest 45, ja. Aga teatav võimaluste ahenemine on see, mis siin nagu tegelikult tooni annab. Ja. Võimalused hakkavad justkui sellises tundelises põhiplaanis kaduma. Ja mis nüüd juhtub seal Brooklynis on see, et ta saab stipendiumi Berliini loomemajja 3 kuuks. Ja kuidagi
see keskiga vist on ka nagu perekondlikult tunnetatav ja justkui jõustub vaikne kokkulepe, et kui ta seal 3 kuuks ära käib oma mingisugust loomingulist projekti teostamas, siis ta naaseb selle perekonna juurde kuidagi nagu rohkem toimivana viisil, kus ta on oma selle eluseisuga kuidagi nagu rahujalale jõudnud. Ja ta läheb siis sinna loomemajja kohale, mis on teatavalt sümboolse akti korras ilmselt Vansee järve ääres ja seal kaugel paistab ka see hoone, kus asju otsustati. Ja ta avastab sealt lähedalt ka romantilise saksa romantistliku kirjaniku Kleisti haua ja skulptuuri. Ja see ei ole ka siin vähetähtis. Ma loen ka lihtsalt stiili pärast ette selle, kuidas Kleisti siin menetletakse. Tundus õnn komistada kuulsa kirjaniku otsa nii lähedal oma töökohale, aga ma ei saanud jätta soovimata, et see oleks keegi teine. Heinrich von Kleisti looming ei meeldinud mulle ja see, mida ma tema elust teadsin, ei äratanud kaastunnet. Kui kirjaniku vari pidi minu Berliini aja kohale rippuma, oleks see pidanud olema üks nendest suurtest rahustavatest sakslastest. Rilke, kes jalutas oma avaras üksinduses ja ei kohtunud tundide kaupa kellegagi. Hölderlin, kelle hullus oli majesteetlik ja kanooniline romantilise hullumeelsuse kuldstandard. Goethe oleks olnud ideaalne. Kleist seevastu. Kleist on ka siin romaani kaaner. Kleist seevastu oli hüsteerik, raputavate näidendite, katkendlike lugude kirjanik, mis olid täis kirglikku tegevust, lahinguid, maavärinaid ja psüühilisi vapustusi. Ja kui ta igatses siis oma loomeprotsessis sellist rilkelikku üksindust siin justkui kuidagi, siis järgmisel päeval ta avastab, et see loomemaja, kus ta tööle peaks asuma, on selle rajajate instruktsioonide kohaselt üpriski selline veider, düstoopiline sotsiaalne projekt. Nimelt ta eeldas, et ta saab rahuliku ruumi, kus tööd teha, aga ta viidi sellisesse suurde avarasse kontorilaadsesse asja, kus lauad olid kõrvuti ja kus kõik stipendiaadid istusid kõrvuti, et oma kirjandust kirjutada. Neil olid seal kontoritarbed, ekraan ja nii edasi. Eneses keske avastanud inimene ilmselt ei taha midagi sellist, et oma individuaalseid ambitsioone realiseerida. Huvitav vist ka Eesti seisukohalt on siin, et me luuleteoorias siin räägime hästi palju lüürilisest minast, et tema ettevõtmise sisu pidi olema justkui selline akadeemiline essee lüürilise mina olemusest. Justkui jah, et see on väga, väga, väga huvitav kõrvalmärkus. Aga mis siis muidugi juhtub, on see, et ja talle meenutatakse neid reegleid, et ta ei tohi kirjutada oma toas. Et ainsad arvutid on siin ja sa saad kirjutada ainult siin. Ta tunneb sellist sügavat sisemist õõnestust ja õõvastust ja jalgaalu lööb juba kõvasti kõikuma. Ta ei taha seal üldse kirjutamas käia, vaid ta sulgub oma tuppa ja sulgub pikaks ajaks oma tuppa. Too pole keelatud, selle peale kirtsutatakse nina. Aga ta ei taha seal kirjutada ja nüüd ta ei taha üldse kirjutada. Ta satub vaatama telekat ja mida ta sealt satub vaatama, on üks selline väga vägivaldne politseiseriaal, mille peategelane kasutab oma võimupositsiooni ja represseerib täiesti peaaegu valimatult kõiki iseäranis vähemusi enda ümber. See maailm, mida seal seriaalis kirjeldatakse, on maailm, kus ainult ülemvõimu ja allumise suhted on selliseks keskseks toimemootoriks ja mitte millelgi muul väljaspool seda ei ole tähtsust. Ja kummaline on see, et ta jääb seda nii-öelda binge watchima või mis eesti keeles oleks laus vaatama. Ta jääb seda nagu ja tal on väga ambivalentne suhe selle teleseriaaliga. Ta ühelt poolt nagu ei saa lõpetada selle vaatamist ja seda vägivalda, mis sealt tuleb. Aga teisest küljest ta näeb, kuidas osavalt ja peidetult on seal filosoofia ajaloo ja kirjandus ajaloo mingisuguseid osutusi ja viiteid sisestatud nende politseinike justkui toimemehhanismide õigustuseks. See ei paista välja pealispinnalt, aga kuivõrd ta on kirjanik ja haritud, siis ta tunneb need viited ära. Et erinevate filosoofide mõtteid on seal kuidagi, nendega on osavalt manipuleeritud ja need sõnastused on kuidagi käiku lastud ja tal hakkab kasvama paranoia selle suhtes. Et siin üritatakse esildada mingit sellist täiesti
brutaalset äärmusparempoolset vaadet ja legitimeerida seda justkui subliminaalselt mingisuguste tõdedega, mis tegelikult on hästi sõnastatud ja mis on seetõttu võivad olla mõjusad. Ja tal tekib suur paranoia selle suhtes. Nädalad mööduvad, ta istub ja vahib seda seal ja kõik see ununeb see asi, mis peaks toimuma seal kirjutamisega ja nii edasi. Ja ta mingisugune hetk siis ikkagi tahab sealt ära saada, sealt Vansee lähedalt ja nii edasi ja ta läheb linna, ta joob ennast purju, ta satub mingisugusele vastuvõtule. See on mingisugune vist kunstigalerii, ma nii täpselt praegu ei mäleta, kui mingisugune avamine toimunud, hästi kõrgseltskond ja inimesed, ta kuidagi satub sinna sisse. Ja mis on huvitav on see, et ta kohtab seal kuidagi tõesti juhuslikult ja väga äkki selle seriaali produtsenti. Ja siin väga huvitavalt seatakse neid ka vastastikku, see produtsent on selline, ta on väga vormis, ta on väga kiire, ta on väga terane ja ülikaine. Ja, selline nagu moodsa soenguga ja Yves Kleini sinine ülikond. No ta näeb välja nagu ta oleks nagu CNN-i vaadates sõude trenažööriga sellist vihatrenni teinud. Samal ajal kui selles mina tegelases, kes on juba selle aja peale nagu purjus, kangastub just nimelt selline võib-olla nüanssidega kuidagi liigselt nüanssidega arvestava vasakpoolse seesmine, ebakindlus ja see, et ta on purjus teatud mõttes on võib-olla mikroallegoorias sellele, et äkki vasakpoolne süüdistab mingites asjades liiga palju iseend ja oma süsteemi. Ta ütleb, et minu süsteemis on viga, samal ajal kui vastaspool ütleb võib-olla, et teised on süüdi minu hädades. Ja nad hakkavad rääkima sellest seriaalist, sest et ta on seda ikkagi väga palju vaadanud ja kogu tema teadvus mingis mõttes on selle lainel. Ja mingisugune hetk vist sellele produtsendile, kes muidugi on rikas miljonär ja kellel on igas linnas omad sõbrad ja nii edasi kuidagi, ütleb talle, et ehkki ma lõpetasin just 5 käigusel õhtusöögil, lähme nüüd sööme veel ja tellib takso kuhugi Kreuzbergi mingisugusesse türklaste kebaabi kohta. Ja sellele peategelasele hakkab nagu täiesti selgeks saama, et siin üritatakse mingisugust nagu konflikti lavastada või mingisugune tema enese tõde nagu päevavalgele tuua. Ja ta läheb sellega kaasa ja nad satuvad siis selle seriaali üle arutama. See peategelane ikkagi küsib, et kas on nii, et sa nagu manipuleerid kuidagi subliminaalselt selle seriaali sisuga. Sa tahad saavutada selle seriaaliga midagi siin maailmas. Jah, kohe. Ja ja see on selline suhteliselt pikk vastasseis, pikk arutelu, mis seal käib. Ja lõpuks see peategelane ikkagi ütleb selle välja, ta süüdistab seda vastaspoolt rassismis väga konkreetselt ja hakkab ära minema, aga talle öeldakse vastu ja ma tsiteerin siis veel viimast kohta. Sinu nõrkus, lisas ta minu poole pöördudes, on see, et sind ümbritsevad alati inimesed, kes mõtlevad täpselt nagu sina. Kui sa kohtad kedagi, kelle puhul su rumalad häbitaktikad ei toimi, siis sa ei tea, kuidas käituda. Mina olen rassist, sest tahan olla omasuguste seltsis ja sina oled pühak, sest sul on sentimentaalne soov aidata teisi kaugel elavaid inimesi. Toredaid abstraktseid pagulasi, kes päästavad sind kohustusest kellelegi või millelegi tõelisele pühenduda. Ja siit edasi juhtub see, et see peategelane kaotab täielikult jalgealuse. Ta läheb sealt minema, tal tekib jälitamismaania ja ta läheb lõpuks hulluks ja nii edasi. Ma vähemalt ei räägi teile siis lõppu ära. Aga et see konfrontatsioon on minu jaoks siin oluline. Pole tähtsust, mida sellest vastusseisust parasjagu nagu arvata. Ja me võime lõputult rääkida selle olemusest. Nii nagu Kunsru seda minu meelest raamistab, on laias laastus see, et üks eksib ja teine on nõrk. Ja see on see, mis on selle vastusseisu sisu, mis sellest nagu välja tuleb. Ja nii siis 2 maailma kohtuvad täiesti ulmelisel viisil, mida ma kahtlustan, et nad tegelikkuses eriti ei tee selles tehnilises vahendatuses. Tekib mingi distants, mida ma kahtlustan tegelikkuses samuti eriti ei teki, sest ollakse sulgutud ühe poole eluilma, ühte paralleelmaailma. Tekib vaatlusdistants, spekulatio. Ja võite küsida, mis ma selle distantsiga peale hakkan.
tingimata mitte midagi teadvustatud, kuid see muudab tajumuslikke vaikesätteid ikkagi. Teadvustamata viise, kuidas mul on võimalik tajuda, mõelda, öelda või teha. See aitab tunnetada natuke toda raskesti hoomatavat ulmelist osa tegelikkusest, toda paralleel maailmalikku ulmelist kokkuseadet. Ja siia lõpetuseks võikski siis vastu öelda, Gibson ütles nullindatel, et tema eesmärk ei ole hinnangut langetada. Tema eesmärk on üksnes ligipääsu tagada millelegi, mis on raskesti ligipääsetav. Ja see pole minu poolt siin sugugi üleskutse, vaid see on teatud laadi nagu kiusatus väita ja mul on tunne, et Jüri Lipping väitis midagi sellist ka eilses filosoofide paneelis. On see, et liigagi kaua või otse või kiiresti või intensiivselt on püütud maailma muuta, aga aeg on seda ka kirjeldada nüüd. Teatava ümberpöörangu korras ja mul on tunne, et see on see, milleks niisugune kirjandus on hästi tarvilik. Ja ma väidan, et see pole selline elitaarne kvietistlik resignatsioon. Ma väidan, et sellistel vaatlustel, sellistel spekulatsioonidel on performatiivset jõudu. Need võivad midagi jõustada ja see on siin nagu tähtis. Ja spekulatiivses ühe päeva olekus on selline vaatlusdistants justkui minu arust iseäranis tähtis. Et ma pole pime privileegi suhtes, mis mulle on osutatud, võimaldades mul siin kõneleda. Ma loodan, et ma vähemalt natuke rahuldavalt täitsin seda. Igal juhul ma soovin humanitaaridele siis tormisilmas häid vaatlusi. Aitäh! Meil on päevakorras järgmine päevakorrapunkt supp, aga ma siiski arvan, et me enne seda suppi võtame 2 küsimust. Nii et meil on noored inimesed mikrofonidega jooksevad ringi ja mina proovin valgusvihku vaadates näha tõusnud kätte merd. Nii et ärge tehke pettumust meile. Nii, tubli inimene esimeses reas. Nüüd. Et väga äge teema, et nii põnev kuulata, et läksin ka närvi selle peale ka. Ja ma natuke küsiks sellist asja, et sa mainisid korraks siin sellist teemat nagu tagasiside mehhanisme ulmekirjanduse sihukese tehnoloogilist maailma loova millegi vahel, aga rohkem sellest ei rääkinud. Et ma natuke küsiks, et kui palju ulmekirjandus sinu nägemus kõigest sellest süüdi on, mis praegu toimub. Selles mõttes, et me teame, et tehnoeliit praegune, eriti võib-olla tänaseks juba vanem põlvkond, suured ulmefännid kõik. Et ma üks päev lugesin lausa Heinleini klassikalise Stranger in the Strange Land läbi, sest sealt kaudu on inglise keele tulnud näiteks sõna grok, mille nüüd Elon Musk on ära hijackinud. Ja kogu see suhtumine peegeldab suhteliselt hästi sealne sõjajärgne elu sellist tänapäevast selle tehnoeliidi sihukest macho suhtumist. Aga et mis sa arvad, kas siin on mingid reaalsed sellised tagasiside mehhanismid või on see sihuke pigem pealiskaudne? Et kas see ulmekirjelduses lugu on nagu päriselt mõjutanud selle maailma loomist, kus me praegu oleme? Ma arvan, et teid tagasiside, aitäh, väga hea küsimus. Ja, läheb žanri tuuma juurde välja ja selle suhte juurde tegelikkusega, et ma arvan, et neid tagasiside mehhanisme on substantsiaalsemaid ja pindmisemaid. Arthur C. Clarke leiutas sidesatelliidi või panustas sellesse väga-väga palju. Aga siin on sellist pindmist, suhestumist küll. Toosama lumevaring, millest ma rääkisin, sealt on pärit see metaversum, mis nüüd on selle firma Meta, et see on otse võetud ulmekirjandusest. Aga ma ütleks vist pigem, et süüdi ei ole ulmekirjandus. Süüdi ei saa olla kirjandus. Kirjandus on olemuslikult ambivalentne ja see, mis sa sealt välja võtad, on mingis mõttes ikkagi sinu süü. Ja võib-olla kui ma selle nagu ulmekirjandusliku konteksti valas, siis siin tõesti väga palju on praegu seda, et see, mida see ulmekirjandus kuidagi võttis vaatlusena, jah,
deskriptsiooni, kirjeldusena, võib-olla isegi diagnoosina. Et seda on hakatud kuidagi võtma preskriptsiooni või ettekirjutusena. Jah, et me ei peaks Orwelli teoks tegema. Me ei peaks ka neid 80 varaseid küberpunk düstoopiaid teoks tegema. Aga mingi klikk teeb seda ja see on ikkagi nende süü. Ja eks ole, ärgem unustage Paul Verhoeveni väga halbu filme, mida nagu Ameerika Ühendriikide valitsus praegu kasutab väga hästi oma turvajõudude reklaamimisel. Vaadake telekat. Teine küsimus oli siis, ma loodan, see on Eneken, sina oled, eks ole? Ma just pimedasse ei näe hästi. Aitäh, suurepärane loeng. Mina mälu-uurijana küsiks ikka mineviku kohta. Et sa jätsid vahele Ukraina sõja ja selle nii-öelda kognitiivse nagu taju, mis sellega tuli. Ja mina sellest põlvkonnast, kus ma olen, 18-aastane aastal 1990. Et mina tajusin küll seda Ukraina seda nagu tohutu ajapöördena tagasi minevikku. Et kõik, mida sa kirjeldasid, läksid ikka edasi tulevikku. Ja su enda tegelikult need kirjeldused ka sellest, ka Trumpi ajastu, eks ju, on paljude inimeste arvates nagu ikkagi midagi minevikust tuttavat. Ja su enda kirjeldused tehnoloogilise uuenduste mõjust ka olid päris sarnased sellele, mida 20. sajandi alguse kirjanikud ja kultuuriteoreetikud rääkisid rongide tulekust, lennukite linnastumise mõjust, et nagu see oli peaaegu sama meeleheitlik nagu selline meeleheitlik diagnoos nagu sinu oma praegu. Aga ma tegelikult hoopis küsin mineviku rolli kohta spekulatiivses kirjanduses just sellest, mitte nende näidete najal, mida ma tõin, vaid nagu selle nii-öelda psühholoogiliste skeemide vaatepunktist, et meil inimestel on kalduvus alati uusi asju mõista nagu nende selle varem kogetu ja mineviku raamides, eks. Et millist rolli minevik mängib. Sa rääkisid palju, millist rolli olevik ja tulevik mängivad spekulatiivses selles, aga su enda näide viimane ka, eks ju, Vannese ja Kleist ja kõik need, et nagu mingi kognitiivne minevikuraam kuskil nagu terendab alati. Jah, ma olen sellega täiesti nõus ja ma arvan, ma võib-olla lihtsalt ise ei ole jõudnud nende protsesside suhet selle minevikuga nagu läbi veel mõelda, et seda ka nagu esile tõstmast ja meelde tuletamast. Kindlasti just minevik, ma arvan, ka õpetab meile nende asjade kohta midagi ja õpetab võib-olla ka seda ebastabiilsust mingisugusel moel ka äkki nagu maandada või kuidagi rahustada. Kogu see saksa romantism siin versus valgustus, Kleist ja nii edasi, see mängib siin kaalukat rolli ja see minevik selles romaanis ka näiteks on peaaegu kogu aeg nagu kohal. Ja. Aga võib-olla tõesti jah, et ma ei jõudnud seda esile tõsta ja ma arvan ka, et ma ei ole jõudnud seda õieti läbi mõelda. Et see kindlasti on nii, et minevikul on siin roll. Nii, ma arvan, et praegu on õige aeg tänada Jaaku veel kord aplausiga. Hopla.